Ennem kui ma tänase selle teema, mille Jumal mu südamel on pannud, räägin ja püüan seda teha lühidalt, nii et meil oleks aega kõigeks muuks ka. Aga ma nägin 4 päeva tagasi öösel ühe unenäo. Ma ei näe tavaliselt selliseid unenägusid, mis jäävad kas mulle meelde või nad on mingisuguse tähendusega. Neid on juhtunud üli harva, aga see unenägu konkreetselt oli niimoodi, et ma hommikul ärkasin ja ma mäletasin detaile. Ja ma olin kahe vahel, et kas sellest rääkida või mitte, aga ometi ma usun, et Jumal täna hommikul kõnetas, et ma sellest räägiksin. Ja ka seda, et see kindlasti ei ole kellegile hirmutamiseks, vaid see on julgustuseks, et me oleksime valmis. Ma olin ühes mingisuguses kohas, kus oli palju rahvast, oli päikesepaisteline ilm, oli ilus, ümberringi kõik, oli palju kristlasi, häid sõpru, õdesid, vendi. Eriliselt ma nägin paari inimest seal, kes on olnud ka meie koguduse jaoks ja ka elus olnud nagu prohvetliku Anniga ja seal oli kuidagi üks hästi hea atmosfäär. Ja üks sõnum, mis levis, oli küll mitte sõnaliselt, aga ma tajusin seda õhus. Ja see sõnum oli see, aega on. Aega jätkub, aega on. Ja ma mõtlesin, huvitav, selline imelik asi, aga et aega on. Ja kuidagi endal oli ka selline tunne, et aega on. Ja korraga ma taban ennast mõttelt, et on ju aega ja millegi pärast tuli mul meelde umbes 15 minutit. Meil on aega. Ja siis ma järsku näen ennast rongi perrooni peal. Et seal on aega. Aega on. Rong tuleb alles 15 minuti pärast. Aega on. Ja ümberringi ka, ma ütlen veel kord, ilus ilm, kõik oli nagu täna, päike paistab, lund ei olnud. Jumal tänatud. Aga tõesti, üks selline eriline hetk ja siis korraga ma olen sellises vanas nõukogudeaegses rongis. Mäletate need, mis uksed läksid nii? Mäletate, kes mäletab? Ja mõned mäletavad. Ma ei ole täitsa noorte koguduses. Verivärskelt. Aga siis ma nägin ennast järsku selle rongi peal ja selle vaguni või nende uste taga ja need uksed olid niimoodi, et need läksid mul nina eest kinni. Aga ma olin rongi peal. Ja teate, mis huvitav lugu oli? Huvitav lugu oli see, et see ei olnud nagu vagun, vaid seal oli täpselt ühe inimese jaoks selline nagu väike kuubik, kus ma seisin niimoodi, uksed läksid nina eest kinni. Ja seda juttu, et aega on, ei olnud. Aega ei olnud. Aega oli olnud, aga aega enam ei olnud. Ja nüüd ma olin rongi peal. Ja teate, ma mõtlesin sellel hetkel, kui ma seal seisin, et aga ei olnud ju aega. Miks oli see sõna, et aega on? Ja siis, kui ma hommikul üles ärkasin, mul tuli meelde need kirjakohad, kus tegelikult Jeesus räägib, et lõpuaegadel on just see. Võetakse naisi, minnakse mehele, tehakse ühte, teist ja kolmandat ja just kui aega on, kogu aeg. Sest alati on räägitud, et Jeesus tuleb. Küll ta tuleb. Aega on. See oli nii imelik, sellepärast, et sõiduplaan oli ju ette teada. 15 minutit oli veel aega. Aga korraga olen ma seal sees. Ja ei olnud aega. Ja ma küsisin Jumal, mida sa tahad öelda? Ja ta ütles 2 asja. Ma tulen, nii nagu varas öösel. Ja teine asi, igale ühele on oma koht. Igale ühele on oma koht. See ei ole nii, et massiga läheme peale. Igale ühele on antud oma aeg, oma koht. Aeg saab täis siis, kui aeg saab täis. Aga igaüks peab seisma selles kuubikus ise, kui uksed kinni lähevad. Ei saa kellegile teisele loota, ei saa kellegile usukaaslasele loota, kogudusele loota, pastorile loota,
mitte kellegile. Veel kord, see ei ole hirmutamiseks, see on julgustuseks, et me hindaksime seda aega, mis meil täna praegu on. Ja me oleks valmis selleks hetkeks, kui Jeesus ütleb nüüd. Oled sa muga kaasas? Amen. Hästi oluline. Mind see raputas päris tõsiselt ja veel eriliselt sellepärast, et need uksed käisid nii kiiresti kinni, et sealt oleks parima tahtmise juures ka sinna vahele suutnud hüpata. Et korraga ongi nii. Ja siis on kõik teistmoodi. Tänu Jeesus. Isa, ma palun, et see sõna ja see unenägu võiks kõnetada neid, kellele see oli ka mõeldud edasi andmiseks, kui sa ütlesid, et seda jagada. Ja ma tänan selle eest, et see saab nii olema. Amen. Nüüd, see teema, mille Jumal mu südamesse pani, on täna tegelikult läbi käinud mitmel korral ja ma loen päris mitmeid kirjakohti ja põhjusel, et Jumala sõna on see, mis meid kõnetab kõige rohkem, mitte niivõrd see, mida Veiko sellest arvab või keegi teine. Aga teema on usk ja usk oli ka siin lauludes ja palvetes tuli väga selgelt esile. Heebra 11:1-3. Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta. Selle kohta on ju vanad saanud tunnistuse. Usu kaudu me tunneme, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et mitte sellest, mida võib näha, ei ole tekkinud see, mida nähakse. Usk ei ole midagi, mida me saame alati oma silmaga näha ja peamiselt me ju ei näe. Aga see on usaldus Jumala sõna suhtes, isegi kui me ei pruugi kõike kohe mõista. Ja usk on eluviis. Usk ei ole lihtsalt üks teadmine, vaid see on eluviis, mis usub, et Jumala tõotused on tõesed ja need kindlasti ka täidetakse. Isegi siis, kui me neid ei mõista või nendest aru ei saa. Üks lugu, mis seoses usuga, õigemini usupuudusega, on piiblis kirjas, on Johannese 20. peatükis salmid 25-28. Siis ütlesid teised jüngrid temale, me nägime Issandat. Aga tema ütles neile, kui ma ei näe tema kätes naelte jälgi ega pane oma sõrme naelte asemeisse ja oma kätt tema küljesse, siis ma ei usu. Ja 8 päeva pärast oli tema jüngrid jälle koos toas ja Toomas nendega. Siis tuli Jeesus uste lukus olles ja seisis nende keskel ja ütles, rahu olgu teile. Selle järel ta ütles Toomale, pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ja siruta oma käsi siia ja pista see minu küljesse ja ära ole uskmatu, vaid usklik. Toomas vastas ning ütles temale, minu issand ja minu Jumal. Jeesus ütleb temale, et sa mind oled näinud, siis sa usud. Õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad. Sõbrad, see Toomase lugu on, ma usun, meie väga paljude lugu. Me oleme kuulnud, et issand on, issand tegutseb. Paljud inimesed ka täna ütlevad mulle, ja ma olen kuulnud nendest suurtest imedest, mis TTT-l on sündinud, aga ikkagi. Ma tahan näha ise. Ma olen ise selline olnud. Jumala sõna on meile täna. Õndsad on need, kes ei näe, aga siiski usuvad. Usk on elav. Usk ei ole staatiline. See on muutub ja kasvab meie igaühe elus. Roomlastele 10:17 ütleb, nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu. See, mida me usume, tuleb tegelikult sellest, mida me kuulame ja mida me loeme. Eelmisel pühapäeval ma olin Tõesamba koguduses Tartus ja meil tuli juttu seal ka usust. Usk sellisena, et kui keegi vend või õde tuleb sinu juurde ja ütleb, tead, mul on krooniline haigus ja ma ei saa sellest terveks.
siis mida sa saad öelda? Sa saad öelda, Jumala sõna ütleb, et sa ei näe, aga siiski usud. Jumala sõna ütleb seda, et kõik on võimalik sellele, kes usub. Jumala sõna ütleb, et kui sa räägid sellele olukorrale, siis asjad võivad muutuda ja saavad muutuda. Miks? Sellepärast Jumal on öelnud midagi. Mitte sellepärast, mida on öeldud sulle. Kas sa usud seda, mida sulle räägitakse, mida sulle öeldakse, või usud sa seda, mis on Jumala sõnas kirjas? On väga tähtis ja väga oluline tänases ajas, nüüd ja praegu. Kas sa usud neid hirmutusi, mida öeldakse täna meie meedias, lääne meedias ja igal pool mujal meediates? Või usud sa seda, mida Jumala sõna on ütelnud? Kõigi nende olukordade kohta. Tuleb palju igasuguseid asju, jah. Aga mis ta ütleb? Ta tõmbab kõik omad välja. Isegi kui me sellest elust lahkume, oleme me võitjad. Kumba me usume? Hästi lihtne on seda näha, mida sa usud, kui sa oma suu lahti teed ja räägid. Sellepärast ma olen vahest ise öelnud ise endale ja mõnel teisele ka, parem on vaikida. Isegi Jumala sõna ütleb seda. Paistan targemana välja. Mul on jutlustaja amet, mis sa teed? See võitlus tegelikult selle vahel, kas me usume Jumala sõna või me usume midagi muud, käib igapäevaselt. See ei ole nii, et ma täna olen ära otsustanud ja homme läheb kõik samamoodi edasi. Ei ole. Sa pead homme samamoodi otsustama. Ja sinu asi on see uskliku inimesena rääkida Jumala sõnu. Mitte kellegi teise sõnu. Me võime oma sõnadega maha tõmmata usku ja me võime kustutada tegelikult usu Jumala sõnasse oma sõnadega. Sest tegelikult võitlus ei käi mitte usu ja uskmatuse vahel, vaid võitlus käib usu ja usu vahel. Oled sa nõus? Võitlus ei käi mitte uskmatuse ja usu vahel, vaid võitlus käib uskumise ja uskumise vahel. Kumba usud sina? Kas olukordi, mida sa näed ja asja, mida sa ümberringi näed või usud sa seda, mida Jumal on öelnud oma sõnas selle olukorra kohta? Valik, nagu ühes väga hästi teatud saates on sinu. Jeesus oma kodukohas, Jeesuse näide, suurepärane, ei saanud palju himesid teha, öeldakse Jumala sõnas. Ta tegi mõned seal terveks, aga mitte kõiki selles kohas. Miks? Sellepärast, et seal usuti, et ta on lihtsalt puussepa poeg. Olete lugenud? Isegi Jeesusel oli see probleem, rääkimata siis meist. Luuka 17:5-6 ütleb, apostlid ütlesid issandale, kasvata meie usku. Aga issand ütles, kui teil oleks usku nagu sinepi ivakene, te võiksite öelda sellele mooruspuule, juuri end üles ja istuta merre ja see kuulaks teie sõna. Kui usk on sinu südames aktiivne ja päris, kui sa usud Jumala sõna ja kui sa räägid sellele olukorrale, mis su elus on, siis see peab muutuma. Siis see lihtsalt peab muutuma. See võib võtta aega, see võib pikalt aega võtta, aga see peab muutuma. Sellepärast see on Jumala sõna, see ei ole kellegi teise sõna, see on Jumala enda öeldud sõnad. Kui sa ütleksid sellele mooruspuule, mõelge korraks, kas te kujutate ette Iisraelis, ütleks sellele mooruspuule, tõuse ülesse, kõnni oma nende juurte peal ja mine merre. Ja mingites kohtades on isegi öeldud, mine sinna merre, soolasesse merre ja kasvata endale viljad peale ja ta kuulaks teie sõna. Kas see on mingi lihtsalt ilus kujund? Ma arvan, et Jeesus päris ei käskinud puudel minna, küll ta kuivatas ühe ära. Aga Jeesus toob siin selle, et meie mõtteviis peab muutuma teistsuguseks, nii nagu Jumal mõtleb, nii nagu tema on meile selle ette andnud. Kui me seda teeme, siis me näeme muutust. Aga kui me seda ei tee,
vaid usume midagi muud või tegutseme milleski muus, siis me ei näe seda, mida me tahaksime näha. See lihtsalt on nii karm. Keegi piuksutab õues, las ta piuksutab. Teine kirjakoht siin samas. Markus 11, 22, 25 ja Jeesus vastas ning ütles neile, olgu teil usku Jumalasse, tõesti, ma ütlen teile, kui keegi ütleb sellele mäele, et tõuse paigast ja lange merre ja ei mõtle kaksi pidi oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale. Sellepärast ma ütlen teile, kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate, siis see saab teile. Ja edasi, ja kui te seisate ja palvetate, andke andeks, kui teil midagi on kellegi vastu, et ka teie isa, kes on taevas, annaks teile andeks teie üleastumised. Ühesõnaga, usu saladus on puhtas südametunnistuses. Usu saladus on selles, kui midagi on kellegi sinu vastu või sinul kellegi vastu, anna andeks. See on võti selleks, et usk võiks aktiviseeruda. Oled sa nõus? Ütle aamen. Vaat nii. Oswald Chambers, kes on kirjutanud Kirkuse kütkes. Usk ei ole midagi, mida me mõistame, vaid midagi, mida me elame. Usk ei ole midagi, mida me mõistame. Tead, see mõistmise jutt, mind ajab alati vihale, tead, kui keegi hakkab rääkima. Ja ma saan aru, on erinevad teooriad, Tead sa, teooriad las olla. Kogemused las olla. Mina tean seda, mida Jumala sõna ütleb. Aamen. Kui sina tead seda sama, siis me tahame näha siin koguduses muutust. Oled sa nõus? Usu muutust. Ma kohe räägin edasi. See ei peatu veel. Ma tahan ütelda seda. Hea sõber, mida sina oma laste, oma pere kohta usud? Mida sa usud? Oled sa mõelnud? Kas sa usud seda, mis on praegu, milline on olukord praegu, või usud sa seda, mis võib tulla ja mis saab tulla? Ja kui sa midagi välja ütled, siis hakkab juhtuma, nii nagu selle mäega või nii nagu selle mooruspuuga. Oled sa nõus? Või usud sa seda, et see jääbki nii, nagu ikka on olnud ja midagi ei muutu? Kumba pidi? Usud sa mõlemat pidi? Tähendab, selles mõttes usk on mõlemas kohas, aga kumba pidi sina usud, oleneb sinust. Valiku teed sina. Samamoodi koguduse kohta ja samamoodi maa ja rahva kohta. Aamen! Oi, see Eesti asi ajab mind närvi. Aga kas ma lähen selle järgi, mis mind närvi ajab, või lähen ma selle järgi, mida Jumala sõna ütleb? Et kogu see maa saab puudutuse Jumala käest ja vesi katab nagu merepõhja, nagu prohvetid on näinud. Usud sa seda? Oi, ma ei kuule. Vaat selles ongi see kogu see pull, võiks ütelda. Et meil on selline alguses nõrk ja, muidugi usun. Aga vaata, mis nad teevad seal. Maksud tõusevad, igast asjad tõusevad, tead, kuidas me siin, ma tahaks kellelgi midagi keerata ära, mina tahaks ka. Õudselt tahaks, tõesti, ma ilma naljata. Aga ma saan ühest asjast aru, minu sees on see koht otsustamiseks. Kumba pidi ma mõtlen? Jah, ma ei näe täna, et asjad oleks läinud paremuse poole. Aga ma olen otsustanud, et ma usun, et see, mida Jumal on öelnud, läheb sellest hoolimata täide. Ja kui sina oled selles samas paadis, siis me oleme samas paadis. Aamen. Mida me välja ütleme, hästi palju oleneb sellest. Jeesus mõlemas kohas ütleb tegelikult siin, Luuka evangeeliumis, Markuse evangeeliumis ütleb, kui sa ütleksid. Tead sa ei saa öelda asju välja, mida sa ei usu. No sa võid öelda, aga see on niisugune lihtsalt nagu tühjad sõnad. Aga kui sa ütled need sõnad välja, mida sa usud päriselt, siis nende taga on jõud. Oled sa nõus? Ja selle tõttu on väga-väga oluline ennast panna Jumala sõnaga samale liinile ja rääkida sõnu välja, mida Jumala sõna ütleb, sellepärast, et kui sa oled midagi öelnud, siis see läheb nagu sellesse maailma ja hakkab toimetama mingit oma toimetamist ja me isegi ei tea või ei näe või ei saa sellest aru, kuidas, aga kuidagi see toimib. Ma lugesin ühe Jaapani, praegu ei mäleta nime, ühe Jaapani teadlase kohta, kes 90. kuni 99. aastani väidetavalt tegi katseid veega ja vaatas ja uuris neid mikroskoobi all. Ta rääkis seal häid sõnu ja veekristallid tõmbusid ilusti selliseks ilusaks, kuidas iganes neid nimetada, siis niimoodi, et oli selline sümmeetria ja kena struktuur tekkis. Ja siis ta rääkis koledaid sõnu, halbu sõnu,
kiruvaid sõnu. Ja siis need kristallid läksid selliseks känkraks ja selliseks koledaks ja niimoodi. Ja ta tegi muusikaga ka katseid. Ja mitte ainult tema, vaid vene teadlased ka, sellest ma olen hiljem lugenud, tegid samasuguseid katseid ja samasuguse tulemusega. Nüüd, 70 või 80%, ma ei tea, meedikud oskavad ütelda, kui palju me koosneme veest. Inimese keha koosneb veest. Seda ma olen ka lugenud kuskilt. Mõelge nüüd, millised on sõnad, mida me ütleme teiste inimeste ellu, millised on sõnad, mida me ütleme sellesse õhku, võiks ütelda siis, vaimsesse maailma. Kas on need sõnad, mida Jumal on öelnud, või need sõnad, mida me täna näeme konstanteerides neid hetki ja asju? Isegi meie füüsiline keha saab muutuda, kui me räägime Jumala sõnu. Räägime sellest, et inimesed võivad terveks saada. Jeesus kõikides kohtades ütles, kui sa ütled, kui sa räägid, kui sa ütled. Ta ei öelnud, minge palvetage haigete eest, vaid ta ütles, minge ja tehke haiget terveks. Oma sõnaga, mille Jumal sinu sisse on pannud. Enda näite toon lõpetuseks. Meie lapsed, kui nad ei olnud veel sündinud, siis ma käisin kõndimas ringi. Juba siis kõndisin. Ja ma palvetasin meie tulevaste laste eest. Ma ei teadnud, palju meil neid tuleb. Teadsin küll, aga ei julgenud öelda. Ja sest, et naine oleks mu, ma ei tea, vist välja visanud muidu. Aga ma palvetasin nende eest ja ma palvetasin nende enda tervise eest. Ma palvetasin nende tulevaste meeste eest või naiste eest. Ma ei teadnud, kas meie tüdrukud või poisid tulevad. Ühesõnaga abikaasade eest. Ma palvetasin nende eest ja ma rääkisin ühte asja. Ja ma ütlesin, nad on need, kes armastavad Jumalat kõigepealt. Ja nad on need, kes armastavad minu last teiseks. Ja nad omavahel saavad väga hästi läbi. Ja neile sünnivad terved lapsed. Ja nad on õnnistatud. Ja nende töövalikud ja nende karjäär, neil läheb hästi. Kõik läheb korda, kõik läheb hästi, kõik läheb väga-väga hästi. Ja ma lihtsalt õnnistasin. Käisin ringi ja muudkui õnnistasin. Ja täna mul on 4 tütart ja oleme tee peal. Aga väga äge tee on. Koguduses. Me kogudus on selline kogudus, kes nõuab Jumalat taga. Oled sa kohal? Ma usun, et kui sa oled siin koguduses pikemalt olnud, siis sa tead, et me seda soovime. Et tema oleks kohal, et üleloomulikud imed ja tunnustajad leiaksid siin aset ja et me austaksime kõige selle läbi Jeesust. See on Nõmme koguduse agenda ja mõte ja soov. Lisaks sellele, et me soovime, et väga paljud inimesed tuleksid päästele ja et Eestimaa saaks päästetud. Isegi kui see klišeena tundub, siis ometi me usume sellesse, me kuulutame seda ja me tahame sellest osa olla. Amen. Lõpetuseks, mida ma usun Eestimaa kohta? Ma usun seda, et valdav enamus inimesi kohtub siin elava Jumalaga. Ma usun seda, et selle maa ja rahva pale muutub. Ma usun seda, et Vene rahvus ja Ukraina rahvus lepivad siin Eestis ära. Ma usun seda, et see ärkamine, mis leidis aset oleviste ärkamise ajal, mida nimetatakse Tallinna ärkamiseks ja mida nimetatakse Venemaa ärkamiseks ja ma ei tea milleks veel, see jätkub mitte ainult sellisel viisil, vaid uuel viisil. Ja Jumal saadab siit välja palju missionäre. Ma usun seda, et see maa saab olema õnnistatud, hoitud, täidetud, varjatud. Ma usun seda, et siin saavad aset leidma üleloomulikud imed, kus jalad kasvavad otsa, kus surnud tõusevad ülesse, kus vaeseid ei ole. Ma usun seda, mitte seda, et paradiis tuleb maa peal, aga ma usun seda, et Jeesuse au saab siin üles tõusma enneolematul viisil. Kas usud seda? Me oleme õiges koos, aamen. Tõuseme üles ja palvetame üheskoos. Isa, ma tänan selle eest, et sina oled täna andnud taas sellise üleskutse meile kõigile, et me võiksime usus kinni haarata sinu sõnast.
et me liiguksime selles, kus oled sina meid asetanud. Issand, me palume seda, et me igaüks võiksime näha usus asju ette ja hakata rääkima nendest. Issand, otse kui nähtamatuid asju, otse kui olevaid. Issand, sa oled kutsunud meid maa soolaks ja sa oled kutsunud meid maa valguseks. Issand, me praegu palume seda, et see sool võiks oma koha võtta. Issand, et see sool võiks soolatopsist välja minna. Issand, meie sõnade kaudu, meie mõtlemise kaudu, meie tegude kaudu. Issand Jeesus, me väga palume seda. Issand, me palume, et selle maapale võiks muutuda. Alusta meist, alusta minust. Issand Jeesus, luba, et me võiksime olla täidetud sinu sõnadest, et me võiksime olla täidetud usust paremasse. Issand, et me võiksime olla täidetud sellest, mida sinul on selle aja jaoks valmis pandud. Issand, me tahame ütelda, siin me oleme, me võtame vastu kõik selle, mis sinul on. Ja me täname selle eest, et me võime olla see kogudus, kes austab sind, kes tahab näha üleloomulikku, kes tahab näha sinu au esile tulekut. Issand Jeesus, tulgu see esile, Issand Jeesus, sinu kallil nimel. Me kiidame ja täname ja ülistame sind. Issand, ühtlasi me ka palume, nii nagu on meie kogudusele öeldud, et me palvetaksime nende koguduste eest, kellel ei ole oma hooneid, ja nende kristlastest ärimeeste eest, kes täna on oma tegevuste juures. Issand, siis me tahame sinu sõna järgi teha, kui me selle sõna oleme saanud. Ja me täname selle koguduse eest, kes juba on leidmas omale ruume. Me palume, et parimad ruumid tuleksid esile. Issand, me täname, et me võisime sõna välja ütelda ja ruumid hakkasid tulema ja tekkima ja liikuma hakkasid asjad. Isa, me täname selle eest, et me võime olla osa millestki, mida sina teed. Ja me tahame täna ka rääkida välja need sõnad, et kellel iganes on neid vajadused, tulgu, Issand, sinu parim kõigile esile, Jeesuse Kristuse nimel, kõigile kogudustele, kõigile nendele gruppidele, kes võib-olla täna veel ei ole kogudused, aga tahavad saada kogudusteks. Issand, me palume, et sinul käest tuleks üleloomulik abi, Issand. Üleloomulik abi. Issand, luba, et me võiksime oma parima tuua sulle, Jeesus, sinu kallil nimel. Ja ma praegu õnnistan ka igat ärimeest, kes on, ja igat ettevõtjat, igat töötajat, Issand, kes on sinu laps. Me praegu palume, et ka sellel majandusel keerulisel ajal võiks üks eriline vahe tulla selle vahel, kes usub sind ja kes ei usu. Issand, ma palun seda ka majanduselus. Ja ma tänan selle eest, et sa oled ütelnud, sina ise oled see, kes õnnistab ja oma vaev ei lisa sellele midagi juurde. Issand, luba, et me oleksime ustavad, need, kes me külvame, need, kes me külvame ja need, kes me lõikame. Jeesus, sinu kallil nimel. Me täname kõige selle eest, mida sina teed ja luba, et me võiksime olla pidevalt avatud sinu vaimu kõnelemisele. Et me võiksime kuulda ja kuuletuda. Aamen.